Tere, hea vaataja! Minu nimi on Kevin. Te vaatate Liiprid, mis võiksid kõnelda erisaadet, mis kannab alapealkirja Valimised 2017. Tänases erisaates lähme me külla erinevatele erakondadele ja valimisliitudele, et uurida nende arvamust Haapsalu raudtee taastamise suhtes. Siinkohal pean ära mainima, et lähme külla vaid erakondadele ja valimisliitudele, kes on kandideerimas Läänemaal ja Haapsalus. Meie tänane saade on meenutamas justkui rongireisi, sest inimesi, kellega me räägime, on erinevaid ja kohti, mida külastame, on samuti erinevaid. Head vaatamist! Meie esimestes külalisteks on valimisliidu meie inimesed, esindajad proua Merle Mäesalu ja härra Toomas Schmidt. Tervitus! Merle, esimene küsimus oleks teile. Teie olete olnud algusest peale Läänemaa osaga trassiplaneeringutest tugevalt seotud. Miks teie hinnangul on Harju maavalitsus antud teemal justkui mahajääja ja sisuliselt ei ole ju mitte midagi tehtud ning nüüd tundub, et pisikese trassijupi planeeringud võtavad niivõrd kaua aega, et millest selline olukord tekkinud on? Aitäh küsimuse eest, aga mulle tundub, et need eeldused väga nüüd täpsed ei ole, et tegelikult tänases seisus on Harju maakonnas Nissi valla üldplaneeringus on olemas täiesti see raudteejupp, mis on Harju maakonna piirides ja minu teada ka Harju maavalitsus on hästi intensiivselt jõudmas järgi maavalitsuse toimingutele, mis meil Läänemaal on tehtud, ehk et see maa on taotletamas riigi omandisse. Seda on rõõm kuulda. Toomas, järgmine küsimus oleks teile. Mida on plaaninud korda saata teie valimisliit seoses sellega, et tuleval aastal valmiks Riisipere turbalõik ja et raudtee tuleks edasi ka Haapsaluni ning siis juba ka Rohukülani? No konkreetselt on omavalitsustel midagi keeruline siin teha. Küll aga on kõik omavalitsused hoolitsenud selle eest, et see tamm oleks alles, et see koht, kuhu uus raudtee tuleb, et see oleks olemas. Ja ma arvan, et meie elanikud kõik ootavad seda võimalust, et raudtee tuleks Rohukülani. Merle, viimane küsimus taas kord teile, et teie valimisliidus on inimesi mitmetest erinevatest erakondadest, ka näiteks rohelistest, et nemad on arvanud muuseas seda, et keskenduma peaks 700 miljoni investeerimisse Tartu ühendusse ja alles siis võtma käsile Haapsalu ja muud suunad. Et kuidas te seda kommenteeriksite? No jaa, meil on roheliste esindajaid, aga meie kandideerimegi kohalikel valimistel ja me tahame kohalikku elu edendada ja me saame aru, et raudtee ei ole mitte võluvits ja üks imeasi, et me saame siit ääremaastumisest pääseda, aga see on üks asi, mis tõmbab meid pealinna regioonile lähemale ja kindlasti on ka rohelised selle eest head seismas, et Tallinn ja Haapsalu oleks tihedamalt seotud. Aitäh teile selle intervjuu eest, aga meie lähme oma saatega külla nüüd valimisliidu ühinenud kogukonna asutajale Mikk Lõhmusele. Oleme järjega jõudnud Palivere raudteejaama, kus mul on hea meel oma vestluspartnerina tervitada Mikk Lõhmust. Tere! Tere! Härra Lõhmus, kuidas loodate oma valimisliidu võidu puhul kaasa aidata Turba-Rohuküla ehk siis teise etapi valmimisele? No, kohalikul omavalitsusel ju iseenesest võimalusi raudtee ehitamiseks ei ole. See on ikkagi poliitikute ülesanne ja poliitiline otsus. Aga omavalitsusel on ju väga suur roll hiljem see tugitaristu tööle panemisel ehk raudteejaamade juures, kus me praegu oleme, Palivere raudteejaama juures peaks olema sellisel juhul kuskil pargireisiparkla, näiteks rattaparkla, et kõik selline tugitaristu, see on omavalitsuse ja riigi koostöös vaja pärast valmis ehitada. Arusaadav. Kui süvitsi on uuritud Nigula-Leediküla peatusse kui justkui mitte vajalikuga seonduvat viimase aasta-kahe jooksul ja selle seotust otsesema ühendusega Noa-Rootsi puhul? Tegelikult ega väga palju ei ole.
et praegu on ikkagi jäänud Taebla, Palivere, Risti, Lääne-Nigula vallas nendeks peatusteks ja praeguses ka selles teemaplaneeringus Nigula peatust ette nähtud sellisel kujul ei ole. Kas ja miks arvate, et üks peatus mõjutaks kuidagi reisijate arvu poolest negatiivselt liinil sõitjad? Tavaliselt ju kiirus loeb. No, siin on kaks olulist asja, on ju käidud välja ju ka siin mõtteid ja päris avalikult välja öeldud, et tulevad mingisugused teatud rongid, mis näiteks peatuvad ainult Haapsalus ja siis järgmine peatus on juba kuskil Harjumaal. Et see oleks piirkonna jaoks kõige halvem variant, et kui rongid lihtsalt tuhisevad suurtest keskustest ka juba läbi. Et see tekitab kui kohalikes ka trotsi ja võib ka tekitada vastuseisu raudteele üldse, nagu siin Paliveres on ju juhtunud, et kus räägitakse, et hakkavad rongid 160 kasulast läbi sõitma. Et see on võib-olla teema. Aga mis Noarootsi puutub, siis tegelikult väike tähelepanek on see, et Taebla jaamast on Noarootsi otsem tee kui Nigula jaamast. Selge. Et kas Haapsalu raudtee teemal loodate ka tõsisemat tegutsemist valitsuse poolt? Väga hea on see, et täna on esimesed sammud astutud. Et see on juba tegelikult väga-väga suur samm, et see Turba raudtee ots tuleb. Et nüüd nagu edasine on juba selline, kuidas ma ütlen, et edasine on siis nagu juba üle koera saba saamine minu arvates, et loodame, et lähiaastatel ikka vajalikud otsused tehakse. Loodame. Aga kes siis praegustest valitsuses olevatest erakondadest on teie arvates kõige tublimad antud teemal? No kes seda kogu aeg vedanud on, võib julgelt öelda, on Jaanus Karilaid, kes vist on Keskerakonnas. Tema on seda raudtee asja kogu aeg järjekindlalt Riigikogu poolt lükanud. Valimisliidust Hari on meile nõustunud intervjuud andma härra Alo Lõps. Tere, Alo! Tervist! Mis te arvate, miks edenenud kuigi palju Haapsalu raudteega seonduv ajal, kui Reformierakond oli valitsuse eesotsas? Eks seda on palju tegelikult küsitud ja minu enda seisukoht on see, et nagu ka Lauri Luik on osades intervjuudes varem öelnud, et palju asjad on siiski valikute küsimus. Ja hoolimata sellest, et Lauri on mida toetusgruppi Riigikogus teinud, eks ju, Haapsalu raudteele, et järelikult tema sõnajõud jäi valitsuses nõrgaks ja tehti teisi otsuseid, et Haapsalu raudteele sellel ajal raha ei antud ja seda investeeringut siis töösse ei võetud. Viimaste aastate jooksul on olnud kuulda, et teie Urmas Sukles ja teised reformierakondlased toetavad igati raudtee taastamist, aga kas varasema tegemata jätmise taga võib olla see, et suured erakonna juhtfiguurid siis ei arvesta ääremaade poliitikute arvamuse ja ütlemistega? No tegelikult eks küsimuses oli omal moel juba vastus ka olemas, eks. Et tegelikult kui vaadata nüüd viimase aja sündmusi, mis puudutab nüüd Urmast ja valimisliitu, siis eks selle taust on ka see, et hoolimata erakonnas kandideerimisest ja erakonnas olemisest investeeringud valitsuse ja riigi toel absoluutselt ei jõudnud. Ja ma arvan, et see on kindlasti põhjus, et kohapealseid hääli pealinnas ei arvestatud. Ja tegelikult raudtee teemal on ju sõna võetud palju aastaid ja kui arvestada, et toetust on avaldanud nii maavanem kui Läänemaa saadikud, eks ju, et eesotsas Lauri Luige ja Jaanus Karilaiuga, siis võib kahjuks öelda küll, et meie tunne on see, et ei ole kuulatud. Kuidas teie arvates seda probleemi lahendada saaks, et just kui võetaks meid rohkem kuulda, sest kõigi sõna peaks olema sama tähendusega? Peaks olema sama tähendusega. Et täna ma ütleks, et eks see sõltub väga palju valitsusest, et kes kuulata tahab.
eks see on kõikides valdkondades niimoodi, et rääkida võid ju paljudega, aga sõltub, kellega sa räägid ja kuidas sind kuulda võetakse. Et tänase valitsuse kohta tuleb avaldada kiidusõna, et nende saadik on koha peal olemas, on sõna võtnud, teda on kuulda võetud ja esimene etapp on töösse minemas, nii et selle koha pealt tuleb kiitust avaldada. Oleme tulnud siia Rohuküla sadamasse, kus minu vestluskaaslaseks on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esindaja härra Toomas Vallimäe. Tere, Toomas! Toomas, EKRE oli üks esimesi Haapsalu raudteeprojekti toetajaid. Kas olete ise olnud algusest peale selle projekti toetajaks? Jah, loomulikult. Olen ka volikogu liikmena, Ridala valla volikogu liige. Olen andnud ka oma allkirja. Oleme püüdnud kõik võimalikku teha, mis meist sõltub, et rongi liiklus võiks Läänemaaga taastuda. Arusaadav. Kuid millised on teie lootused valimistulemuste osas ja kas võib juhtuda, et Haapsalu saab oma esimese rahvusalasest meeri? Jah, loodame, et valimistulemus on parim. Et saada enamust peaks olema juba Haapsalu volikogus siis vähemalt 13 kohta. Kuna meie nimekirjas on 12 liiget, siis puht matemaatiliselt ei ole võimalik päris enamus saavutada. Aga kindlasti koalitsioon ja ükskõik millisel ametipostil, aga ikkagi tahame seda piirkonna elu arendada ja edasi viia. Selge. Kuid miks teie arvates on siis Haapsalu raudtee pikkuse mõttes jupikene taasavamine niivõrd kaua aega võtnud, et aastaid on mööda läinud, kuid rongi Haapsalus ikka ei paista? Kindlasti on põhjuseid mitmeid ja kõige suurem põhjus on, julgen ütelda, tahtmatus. Et rahaliselt, kui vaadata, see ei ole ka niivõrd suur summa, kuigi jah, 50 miljonit ümmarguselt on kahtlemata suur summa, aga on toodud välja siis erinevad uuringud ja mälupildist tuleb välja üks selline mõte, et kui Tallinna ümber ehitati neid liiklussõlme erinevatesse kohtadesse, näiteks Mäorist ja siis hinnanguliselt sellise liiklussõlme välja ehitamine maksis sama summa, mis on siis raudtee. Et ongi selline suhtumise küsimus, et mida on vaja ja mida ei ole vaja. Ja muidugi meile, kes oleme Läänemaal, meie tahaksime ikkagi raudteed ja ma usun, et mitte ainult Läänemaa pärast, vaid ka sellise sümbolina, sest siit Haapsalust ju hakatakse lugema raudteenumbreid. Siin on 0 punkt ja kogu Eesti raudteed loetakse siit ja nõukogude ajal ka üle kogu Nõukogude Liidu raudteed arvestati just Haapsalust. Ja see oleks väga ju sümboolne, et Haapsalus oleks raudtee. Oleks tõepoolest. Milliseid plusse te oskaksite nimetada raudteeühenduse taasloomisele Haapsalu jaoks? Jah, ma ei tahaks mitte ainult Haapsalut pärast nimetada, et kuna me oleme Rohukülas, siis see väga huvitav mõte, et see raudtee peaks ulatuma just siia, Rohukülla. Meie taga on sadam ja kui raudtee ja sadam saaksid kokku, siis sünniks midagi väga ilusat. Teisel pool on suured puuvirnad, kus laadetakse peale siis laevadele puid Eesti metsast ja viiakse need siis Rootsi, tehakse paberiks. Aga kui oleks raudtee, siis need puud võiks liikuda näiteks Tartu poole, kus tehakse ka suurem puidufirma Eestis, kus hakatakse tootma vineeri ja paberit ja muud, et oleks nagu suurem väärtus. Nii et raudtee mõte ei ole mitte niivõrd inimeste vedu, vaid just ka majanduslik areng, majanduslik kasum piirkonda ja loomulikult üle Eesti. Suur aitäh teile selle intervjuu eest. Tere, Lauri! Olete pikki aastaid olnud Haapsalu raudtee taastamise toetaja ja püüdnud selle vajadus selgitada ka teistele. Nüüdseks on olemas kauaoodatud otsus ja kaugemas tulevikus peaks algama esimesel lõigul Riisipere-Turba raudtee taastamine. Kas seda olnuks võimalik aga teha juba praegu, nii et vabariigi 100. aastapäevaks olnud see lõik valmis? Hea küsimus, et alati annab paremini ja kiiremini teha, aga ma arvan, et
selle projekti puhul me oleme teinud kõik omas järjekorras, et paratamatult nii suured investeeringud ja nii suured projektid võtavad aega, kus on ka nii mitmeid osapooli, eks, et see on ju üle mitme maakonna projekt ja rääkimata omavalitsustest, et seal kõik vajab läbirääkimist, kõik vajab analüüsi, ka poliitilisel tasandil läbirääkimist ja analüüsi, rahastamise leidmine alati on suur küsimuseks, kuidas seda tõestada ja panna kõrvuti teiste Eesti investeeringutega, näidates, et Läänemaa ja Lääne-Eesti on võrreldes mingi teise projektiga, eks ole, tähtsamad selles kontekstis. Et need on paratamatult küsimused, mis võtavad aega ja vajavad selgitamist ja läbirääkimist, nii et unistada ju võib, et alati võinuks saada kiiremini, aga reaalsus on see, millega me rinda pistame ja meie ülesanne täna on see, et võimalikult kiiresti see raudtee tuleks. Intervjuus Ülle Rajasaluga saime selgust, et aastaks 2018 sai valmi, sest alles nüüd hakati tegelema projekteerimisega. Miks teie arvates ei suudatud Harju maakonnas käia ühte sammu Lääne maavalitsusega, kus vajalikud toimingud suures osas ammu valmis? Läänemaa on selles mõttes tubli, et kogu initsiatiiv on tulnud ju meie poolt eelkõige. Ja eks see peamine huvi ole ka Lääne-Eestil, et Harjumaa on lihtsalt sellele lõigule jääv osa ja seetõttu võib-olla meie motivatsioon seda teha on olnud kõrgem, eks, ja seetõttu me oleme selle protsessi alustamisega juba ka varakult ju pihta hakanud ja see andis meile teatava eelise. Nii et see on ju aastaid kestnud protsess, millega me Läänemaal oleme tegelenud ja ma ütleks, et pigem ma vaataks seda sellest vaatenurgast, et positiivne on, et Harjumaa on selle plaaniga haakunud ja nad näevad ka enda jaoks sellest kasu. Kui siiani teie erakonna juhitud valitsus ei suutnud kuidagi raudtee taastamise otsust ära teha, siis kas läänlased saavad olla kindlad, et ülejäänud raudtee Rohukülani ikka valmib ja kuidas taastada läänlaste usaldus Reformierakonna vastu? See on meie eesmärk, et see raudtee tuleks kuni Rohukülani, sest et siis on sellel mõte ka hiidlaste jaoks. Et selle eest me oleme ju aastaid seisnud ja sel nimel tegutsenud, et kui me vaatame, kuhu me jõudsime enne seda, kui Reformierakond koalitsioonist välja visati, oli see, et meil oli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis lepingupõhi tegelikult juba laual ja väga suur eeltöö ära tehtud, aga eks see ajastus läks paratamatult nii, et kuna me enam koalitsioonis ei ole, siis uued koalitsioonipartnerid tegelevad nüüd selle teemaga edasi. Aga ma ütlen, et väga põhjalik eeltöö sai tehtud ja kuni lepinguni jõudsime välja, nii et ma arvan, see oli juba väga selge sõnum inimestele, et see on meie selge eesmärk ja sel nimel me tegutseme, aga veel kord, et sellest peab aru saama inimene, et kõik suured projektid võtavad aega ja iga asja tuleb selgitada riiklikul tasandil, tuleb tuua välja need plussid, miks just see projekt on parem kui mingi teine projekt kuskil teises Eesti otsas ja need asjad paratamatult võtavad aega. Haapsalu raudteejaamas olen kokku saanud Kaido Sipelgaga, kes on pärit Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast. Tere, Kaido! Tere! Eelmise valitsuse ajal, kui sotsid olid koalitsioonis Reformierakonnaga, võis SDE poliitikute hulgast leida vaid paar inimest, kes toetasid Haapsalu raudteed, eelkõige siis Neeme Suur. Miks on sotside poolehoid teie arvates niivõrd leige? Eks siin tuleb näha seda, et see raudtee ei ole iseenesest poliitiline küsimus. Raudtee on puhas regionaalarengu küsimus. Ja selleks, et saada aru regionaalarengulisest vajadusest, peab ise sellele lähemal olema. Neeme, kes on Läänemaa inimene olnud, mina, kes ma olen põline haapsalane, meie seda vajadust näeme. Kuigi jah, ma olen elus mõelnud selle peale nii ja naapidi ja näinud selle asjaga teist poolt ja mõistan ka osaliselt neid, kes ütlevad, et ei ole mõtet. Aga ma olen nüüd leidnud enda jaoks vähemalt vastuse, miks seda tõepoolest vaja peaks olema. Ja miks? Vaadake, raudtee lihtsalt ainult sellepärast, et Tallinnas tööl käia. See ei lahenda Haapsalu jaoks ühtegi küsimust. Raplas käib 20% tööealisest elanikkonna, võib-olla 10 käivad Tallinnas tööl. Kas see lahendab Rapla jaoks midagi? Ei lahenda. Haapsalu jaoks on raudtee lahenduseks või edasi minekuks siis, kui meie linn ka ise muutub selliseks, kuhu tulevad inimesed,
kes ei saa või ei taha liikuda ise autoga. Haapsalu üheks võimaluseks on täna parim taastusravi koht ja selles kohas me saame kasvada. Ja võt sellele seltskonnale, kes tahab, kes paratamatult võib-olla isegi ei saa eelistada bussi, kelle jaoks see on ebamugav. See on üks väga selge põhjus, miks mina olen nüüd veendunud, et reisirongiliiklus Haapsalusse on kindlasti vajalik. Kuidas valija peaks suhtuma STE toetamisse ajal, kui Urve Palo oli mõnda aega tagasi selgelt vastu Kagu-Eesti arengukava allkirjastamisele nii kaua, kuni sealt ei võeta välja Võru rongiliikluse taastamise plaani? Kas saab uskuda, et STE on täna valmis toetama Haapsalu raudtee kiiret taastamist ja mida teie linnapeana selle heaks saaksite ära teha? Siin oli hästi mitu küsimust korraga. Et selles osas, mis puudutab Võru raudtee taastamist, ei oska ma praegu vastust anda, sest sellest mina olen veendunud, et milleks vastamiseks ei ole vaja lihtsalt ainult küsimust, vaid on ikka vaja teada ka, millest sa räägid. Ma saan öelda, et Haapsalu jaoks on võimalus ja kasvuvajadus selle asja juures olemas, mis kaalub üle selle võimaliku suhteliselt väikese investeeringu, suures mastaabiks võttes suhteliselt väikese investeeringu, mida see liigutus vajaks. Ja see ongi asi, mida võimu või võib-olla valitud suhtudes saab teha. Saab selgitada, näidata faktidega. See on mõistlik lahendus just selle kasvu jaoks. Et kui me ei kasuta kõiki oma võimalusi ära, siis meie Haapsalus saab varsti üks Hääpsalu. Hääbub vaikselt ära turismikülaks. See on see, mille pärast olen mina siia teie ette tulnud ja ka pannud ennast valimistel kandideerima, et muutusi on vaja ja ei ole vaja väikesi muutusi, on vaja suuri muutusi. Meie järgmiseks külaliseks on Keskerakonnast Peeter Vikman. Tere, Peeter! Tervist! Keskerakonna poliitikud, sealhulgas Karilaid, Savisaar ja Simson, on lubanud kindlasti Haapsalu raudtee valmimist. Savisaar seda juba aastaks 2018. Teised aga lubavad samaks aastaks pigem vaid turbalõigu valmimist. Nüüd on aga oht, et seda viimastki ei võeta käsile. Kas oskate seda olukorda kommenteerida? No ma olen aru saanud, et see turbalõik on ikkagi juba täitsa reaalne, kuna vist on eelarvesse pandud aastaks 2018. Aga lõik Turbast edasi, kas siis Haapsalusse või Rohukülla, on selline küsimärgiga asi küll, aga sõltub ju poliitikute tahtest ja järgmisest Riigikogust, kes 2019 valitakse arvatavasti kõige rohkem. Arusaadav. Järgmine küsimus kõlaks nii nõnda, et mõnda aega tagasi arvas härra Rõivas, et Haapsallu tuleks esialgu panna käima siis vaid ekspressbussid. Et kuidas seonduvad teie jaoks ekspressbussid ja rongid ja kas arvate, et nende kasutajagrupid on samad? No bussiliiklus on Haapsalu Tallinna vahel suhteliselt hea ja eks see ongi üks argumente ka, miks raudtee vastased nii-öelda ütlevad, et meil on head bussid küll. Aga raudtee kvaliteet, ütleme reisijaja sõidu kvaliteet ja bussi kvaliteet, no need on väga erinevad. Et kui rongis ikkagi õnnestuks selle kasulikult veeta selle sõiduaja kas tööd tehes või meile kirjutades või midagi veel, siis bussis üldjuhul ei õnnestu, heal juhul saab tukkuda natuke. Kas ise sõidaksite Tallinnasse pigem rongi või bussiga? No mina olen küll nüüd viimased 25 aastat peale rongi sõitnud ainult autoga. Ja põhjus on väga lihtne, et jõuda täpselt sinna, kuhu ma tahan jõuda. Ja bussi ja auto sõidumugavusel olulist vahet pole, nii et jõuan bussiga kuhugi punkti, kust ma edasi nagunii pean hakkama mingit moodi veel minema, siis see mind ei kutsu. Arusaadav. Mida ja kas on arvanud asjadest teie kolleegid Hiiumaalt ja Lääne-Harjumaalt? Ma olen aru saanud, et isegi vist Raplast on tulnud toetus Haapsalu raudteele. Hiiumaa võiks olla sellest vahetult huvitatud. Nende nii-öelda ühendused paranevad ju läbi Haapsalu kindlasti, sest Hiiumaa on nii-öelda Haapsalu tagamaa ja Vormsi saarest on siin ka räägitud. Ma arvan, see toetus on olemas ja jätkuvalt.
ka siis, kui on vaja nii-öelda seda uuesti väljendada. Selge, suur aitäh teile selle intervjuu eest. Oleme nüüd siin Harjumaalt tulnud külla härra Henn Põlluasale. Tere! Tere! Härra Henn, Saue vald on kasvamas jõuliselt nagu teisedki vallad. Teil on eeskujulik raudtee ning ka rongiliiklus. Kuidas ja kas aitate enda poolt kaasa ka raudtee rajamisele Turbasse, Ellemaale ja edasi ka Haapsallu? Ma olen Riigikogus Tallinn-Haapsalu raudtee saadikute toetusrühma liige ja minu meelest tõepoolest tuleb raudtee taastada. See, miks ta kunagi 20 aastat tagasi ära lõpetati, on ääretult kahetsusväärne, sest sõitjaid ju oli, inimestel on vaja liikuda, on vaja pääseda kooli, töökohta ja täna tõesti Riisiperest edasi on transpordiühendused üsna halvad, eriti kui arvestada, et Turba, mis on veidi suuremgi kui Riisipere, sinna rong ei sõida ja ka edaspidi on erinevaid asulaid, kus inimesed vajavad liikumist, eriti nüüd, kui on meil tulemas suur ühendvald ja kõik need inimesed peavad ju pääsema ka keskusesse Saue linna. Miks peab ehituse esimene etapp ulatuma Turbani, mitte aga Ellemaani? Et esimesel juhul tooks see ju kaasa ebamugavuse bussidelt rongidele ümberistumisel ning ka suureneva autode voolu Turba asulas. See on väga hea küsimus. Tõepoolest võiks ju alustada kohe selle projektiga suuremalt ja uhkemalt ja teha ta korraga ära. Osaliselt on see loomulikult raha küsimus, aga heal tahtmisel, eriti kui ka eraettevõtjad on lubanud ju õla alla panna ja kasutades ehk ka Euroopa struktuurifondide raha, siis võiks selle ehituse teha tõepoolest korraga ja suuremas mahus. Head sõbrad, sellisest kujuneski seekordne saade. Nagu nägite, leidus arvamusi seinast seina, kuid juba homme on valimiste päev ning juba homme öösel saame teada valimistulemused. Kõiki meie tänase saate lugusi saate vaadata täispikalt järgi meie saate kodulehed liiprid.ee. Samuti on teil võimalus neid kommenteerida. Minu poolt selles korraks kõik. Olge muhedad!